Cobb TV. Watch your life make sense. I came to a point where ma olen jõudnud punkti, kus ma hakkasin vaatama maailma ja soovisin teha dramaatilise muutuse. Ma olen alati tõmmatud kunsti ja muusika poole, mis seda muutust soovib, et enamus et mind tõmbas Malcolm X 1960-ndatel oli ta väga populaarne. Et see ei olnud värvi asi, vaid see oli inimeste probleem, mis tegelikult lõi mind läbi selle, et ta lõi erinevaid liikumisi ja viise, kuidas end väljendada. Ning ma jõudsin punkti, kus on mu esimene küsimus, et kui nad jõudsid selleni, et oma elus seda eesmärki saavutada, et minu esimene küsimus on, et mis teeb inimese kogu inimkonna jaoks või väikese portsjoni jaoks valmis ennast vabastama ja lihtsalt liikuma sinna suunda. Ma ei tea, kas ma mõistsin täpselt sinu küsimust, kuid proovime vaatama, mis toimub inimkonnas. Rassism on inimkonnas loomulik asi. Me vihkame kõiki, kes ei ole meiega sarnased. Me soovime näha teises midagi, mis on minus olemas. Seega, mis minus on olemas, ma armastan ja see, mis minus ei ole, seda ma ei armasta. Seega ma vaatan iga inimest ja näen, kuivõrd nad on sarnased minule, kuivõrd nad on head minu vastu ja lähedased mulle. Ja vastavalt sellele ma hindan enda armastust. Ja seda nimetatakse vormi võrdväärtuseks, seaduseks. Ja ümber selle ei saa kuidagi minna. Ma armastan üksnes seda, mis on minu sarnane ja see on kõik. Inimesed tasemel ei saa me sellest, aga ei saa seda ületada. Me saame seda ületada üksnes oma egoismi tasemel, kui ma armastan teist vastavalt enda arusaamisele, kes ma olen. Seega, kui tõusen kõrgemale tasemele, siis ma mõistan, et kõik on üks hing, üks keha ja kõik on omavahel ühendatud globaalses ja integreerituses. Kui me näeme maailma, seega me näeme, et aeg on saabunud, kus milleeniumi inimesed on sarnased ja on ühendatud. Isegi kultuur on muutunud globaalseks. Sama on hariduse ja keelega ja mida veel. Aga see areneb veel. Kabala tarkus ütleb, et kui me soovime täielikult eemaldada rassismi ja siis me peame ületama enda loomuse ja oma ego. Üksnes siis me leiame selle, et me oleme kõik üks ja ühine hing. Aga kuidas me saame ületada enda loomust? Siin tuleb uus meetod, eriline meetod, aga sa pead sellega töötama. Ja meil on näide ajaloost, et sama, mis toimub praegu, toimus ka 3500 aastat tagasi Babylonias. Inimesed tundsid, et vihkavad üksteist, aga nad sõltuvad teineteisest. Seega tõusis üks inimene, Babylonia preester Abraham, ja soovis kõiki ühendada, aga üksnes väike osa sellest Babyloniast kuulis teda. Ning nemad
moodustasid grupi tema ümber ja otsustasid üksteist armastama hakata ja mitte järgida oma egot. Ning see osa, mis muutus Iisraeli rahvaks, on ainuke grupp, kus polnud orjasid. Ja ori seal oli see, kes töötas sinu jaoks 10 aastat. Ta oli nagu tööline, aga orja selles mõttes ei olnud. Nad olid alati võrdsed, seal polnud ülemust. Nad olid alati võrdsed, seal olid küll vaesed, aga inimest ei hinnatud selle järgi, vaid üksnes inimese vooruste järgi. Just niimoodi seal oli. Kuid see oli kõik, kuna nad kasutasid Abrahami printsiipi, et armasta teist nagu iseennast. Ja nad pidevalt proovisid tõusta üle iseenda ego. See oli vanasti. Aga ülejäänud Babyloonia, kes ei võtnud seda omaks, seda õpetust. Nemad hajusid laiali igale poole gloobusel ja nad hakkasid omavahel võitlema ja põhjustasid erinevaid klasse inimeste hulgas. Ja mõned rahvad muutusid teistele rahvastele teenriteks. Ja nii oli kõikide rahvastega niimoodi, et oli üks rahvas, kes soovis teise üle võimutseda. Nii et me näeme läbi ajaloo, et kui me järgime oma egot, siis me ei saa vabaneda teise vihast, teise vihkamisest ja keegi ei saa olla kellegi teise sarnane. Kui me soovime saavutada võrdsust, siis on üksnes see nii, et me tõuseme üle oma loomuse ja see loomuse ületamine on üksnes läbi kabala tarkuses. Ning tänapäeval on selline, kus meie elu sunnib meid looma seda ühendust. Loodus on omavahel sõltuvuses ja see muutub üha selgemaks, et ka meie oleme omavahel sõltuvuses ja me peame kasutama kabalaat ja see on ainuke tingimus, et jõuda võrdsuseni. Kui sa arvad, et inimesed ei ole tulevikus omavahel. Minu esimene küsimus tegelikult oleks, et kui need vooruslikud inimesed mõistaksid iseenda loomust ja kõikide loomust, seda globaalset loomust, mis on ühendatud, et isegi kui ühel on selline suurepärane loomus, et soovib surra ja kustutada kogu rassismi, siis see ei toimi ilma, et seda meetodit kasutamata see ei toimi. Me võime aktsepteerida seda, et kõik on võrdsed. Me võime selle seaduse, selle seisundis, me võime olla sinised, mustad, mida iganes, me oleme kõik võrdsed. Ja need, kes on seksuaalsete kalduvustega, mis oli kunagi aktsepteerimatud nagu homoseksuaalsus, aga ma räägin siin sisemisest nõustumisest, kus sa tunned inimest, et ta on lähedane. Ma võin kohelda inimest küll hästi, aga see on pinnapealne, see on sotsiaalne norm. Aga sees oma loomuses ma jään ikkagi eraldatuks teisest ja kõik, kes ei ole minu sarnased, ma vihkan teda sel määral, mida on erinev minust. Ma ei pea ütlema, et ma vihkan teda, ei tähenda seda, et see on viha. Viha on see, kui me oleme kaks erinevat olevust. Seega
kui inimene on väliselt väga andev, miks ei ole oluline, et ta on väliselt andev, mida see põhjustab maailmas, isegi kui nad väljendavad seda väljaspool. Mul on veel üks küsimus, enne kui te vastate. Enne nende oli palju inimesi, kes kogunesid ja soovisid seda erilist muutust, oli ka muusika ja kunstialal, et maailmas, kogu maailmas väljendus sellel alal. Aga miks ei toiminud see siis? Miks ta ei toiminud siis? See ei toiminud sellepärast, et inimesed ei asetanud enda ette eesmärki ületada see ego. See ei olnud nad ei teinud seda enda jaoks selgeks, et see on eesmärk. Aga nüüd see hakkab toimima, sest meil pole muud valikut. Me tunneme, et me oleme omavahel ühendatud ja me peame sellega midagi ette võtma, et me oleme ühest küljest oleme sõltuvad, aga me peame ikkagi kartma teist, et mis meist saab niimoodi. Kuidas seda seisundit lahendada? Me peame lahendama selle kuidagi, isegi kui kas me hävitame üksteist või me ühineme. Me ei saa jääda sellisesse seisundisse ja edasi. Nii, et ma olen väga lootusrikas, et lähitulevikus me näeme inimesi, kes üritavad ühineda, ja nad ületavad oma loomuse. Ei mingi sotsiaalse normi järgi või koodi järgi, vaid me peame tundma, et me oleme omavahel seotud heal viisil.